2026 aasta juuni alguses kukkus Bitcoini hind alla $60,000. Inimesed sattusid paanikasse ja hakkasid müüma. Tundus, et krüptoonistus on surnud. Kuid samal ajal, kui väikeinvestorid kaotasid oma elusäästud, viis Wall Street läbi kümnendi suurima varade ülekande, sest see polnud krahh. See oli rööv. See oli tahtlik samm, mille eesmärk oli likvideerida üle $1,8 miljardi ulatuses võimendust. Reedel 5. juunil oli üks dramaatilisemaid päevi, mida krüptoturud olid aastate jooksul näinud. See juhtus nii kiiresti, et enamik kauplejaid ei saanud arugi, mis toimub. Bitcoini juhtivad krüptovaluutad, mis oli vaid paar nädalat varem kaubelnud üle 80 000, tabas ootamatu ja tohutu kokkuvarisemine. Miljonid mobiiltelefonid vibreerisid üle kogu maailma samaaegselt, kui uudis kohale jõudis. BTC väärtus kukkus järsult, see langes isegi alla $60,000 piiri, jõudes ühel hetkel päeva sees madalaima tasemeni $59,100. Järgmisel hommikul suutis see veidi taastuda, jõudes $61,000, kuid see oli kaos, turutõrge, vähemalt kogenematu silma jaoks. See näis olevat lõplik tõend, mida krüptomaailma kriitikud olid oodanud. Selge märk sellest, et Bitcoini ja krüptot üldiselt ei saa pidada turvaliseks ja kindlaks väärtuse säilitajaks. Aga siin on tõde. See polnud läbikukkumine ega kontrollimatu krahh. See oli kontrollitud põletus, mis viidi läbi täiuslikult matemaatilise täpsusega ja oli täiesti vajalik selleks, et turg mitte ainult ei taastuks, vaid jõuaks täiesti uutesse kõrgustesse. See oli finantsiline ekvivalent haigel metsale tuleotsa panemisest, et tervemad juured saaksid kinnituda. Sest kui enamik inimesi keskendus hinnagraafikutele, nägid nad ainult suitsu. Tegelik tulekahju toimus kulisside taga. Umbes $1,8 kuni $2,5 miljardi väärtuses toksilist finantsvõimendust põletati täielikult ära. Siin on põhjus, miks see oluline on. Finantsvõimendus on nagu katk finantssüsteemis, see on laenatud raha. See tähendab, et jaeinvestorid panustavad sisuliselt rahaga, mis ei kuulu neile. See omakorda muudab süsteemi ebakindlaks. Mida rohkem finantsvõimendust kuhjub, seda ebastabiilsemaks olukord muutub. Lõpuks jõuab see punkti, kus turg ei saa enam liikuda, kasvada ega areneda, enne kui see võimendus on likvideeritud. Teisisõnu, selleks, et Bitcoin saaks oma arengus järgmise sammu teha, et see krüptorakett saaks tõusta, tuli finantsvõimendus kõrvaldada. Aga see raha ei saa lihtsalt kaduda, see peab kuhugi minema. Kui hirmunud kasutajad paaniliselt müüginuppu vajutasid, kartes halvimat, siis nende varasid kokku ostnud isikud polnud amatöörid ega juhuinvestorid. Need olid professionaalid. Wall Street investorid, kes kasutasid hädamüüki ära ja ostsid varasid massiivset allahindlustega. Nad olid kindlad, et teenivad teisel pool oma raha kahekordselt või isegi kolmekordselt tagasi. JTRO pakkus täpselt seda, mida investeerimismaailma suured tegijad olid oodanud. Väljumislikviidsust. Tavainvestorid said masinale kütuseks. Nad arvasid, et põgenevad uppuvat laevat. Tegelikult andsid nad oma raske tööga kogutud portfellid üle hiiglaslikele investeerimisfirmadele. Kuid see krahh ei alanud krüptoturgudel. See algas Silicon Valley's. Raha on turuhapnik. Kui see sisse voolab, muutuvad varad tugevamaks ja väärtuslikumaks. Kui see lahkub, muutuvad need nõrgemaks. Ja nädalatel ja kuudel, mis eelnesid 2026. aasta juunile, neelas üks sektor peaaegu kogu saadaoleva hapniku endasse. See sektor oli tehisintellekt. Vaid mõne aastaga on tehisintellekt tunginud peaaegu igasse kaasaegse eluvaldkonda. Sellest on saanud üks võimsamaid tehnoloogilisi jõude planeedil. Ja kus on jõud, seal on ka väärtus. Investorid ei tahtnud sellest väärtusest ilma jääda. Nad pidid sisenema suurimate ja parimate tehisintellekti ettevõtete juurde juba alguses, samuti panustama tõusvatele uustulnukatele, et maksimeerida oma pikaajalist kasumit. 2026 aastal on mitmed suured tehisintellekti brändid turule tulnud, tuues kaasa hulga väga oodatud esmaemissioone ehk IPO-sid. Need on tulevikuettevõtted, masinõppemeistrid, järgmise põlvkonna tehisintellekti mudelite loojad ja pole üllatav, et nad tõmbasid palju tähelepanu. Mõnede nende ettevõtete väärtused olid peaaegu enneolematud. Peatumatu elevuslaine kasvas aina suuremaks, kui üks IPO teise järel börsile jõudis. Globaalne finantssüsteem reageeris koheselt. Riskifondid ja riskikapitaali ettevõtted avastasid äkitselt, et nad on ajaga võidu jooksmas. Mõned viimaste aastate suurimad tehnoloogiaettevõtete börsile tulekud olid kohe turule jõudmas ja kõik tahtsid sellest osa saada, kuid neil oli kiiresti raha ja võib-olla arvate, et nad hakkasid aktsiaid müüma või oma kinnisvaraportfelle osaliselt maha müüma. Nad ei teinud seda. Selle asemel pöördusid paljud kiireima likviidsusallika poole, mis neil olemas oli, krüptovaluutade poole. Aeglaselt, kuid kindlalt hakkasid nad krüptoturgudest likviidsust välja tõmbama, et seda tehisintellekti IPO-desse suunata. See toimus taustal ja tasapisi hakkas Bitcoini orderiraamatute sügavus vähenema. Raha kogumaht maailma juhtivas krüptovaluutas haihtus aeglaselt, kuid kindlalt.
pealtnäha tundus turg toimivat tavapäraselt, kuid tegelikult tõmmati selle alustalad alt ära. Süsteem, millel on kõrge likviidsus, suudab kriisiga toime tulla, kuid kui likviidsus on kadunud, on krüptoturg nagu kuiv mets, mis ootab vaid üht tikku, et leekidesse puhkeda. Ja algoritmid teadsid täpselt, kuhu lüüa. Finantsturgudel on oma rütm, millest enamik inimesi aru ei saa. Nad usuvad, et terve turg peaks liikuma ainult ühes suunas, ülespoole. Volatiilsust nähakse nõrkusena, puudusena. Parimad ja edukaimad investorid näevad asju hoopis teisiti. Nemad mõistavad turgude rütmi, tsükleid, tõuse ja langusi. Nad teavad, et volatiilsus on omadus, isegi vajalik. Selleks, et ükskõik milline varaklass küpseks ja saavutaks oma täieliku potentsiaali, peab see läbima struktuurse kokkuvarisemise perioode. Ainult läbi languse õpivad turud tõusma veelgi kõrgemale. Tõendid on otseandmetes, mitte hinnagraafikutes, mida kõik jälgivad, ega ka mitte pealiskaudsetes näitajates, mille üle enamik jaeinvestoreid pead murrab. See peitub sügavamates makrotasandi näitajates, just sellistes, mida maailma kõige kogenumad kauplemislauad kasutavad oma tellimuste planeerimiseks ja tehingute ajastamiseks täiuslikult. Üks kõige mõjukamaid neist on niinimetatud turuväärtuse ja realiseeritud väärtuse Z-score ehk MVRV Z-score. See kõlab keeruliselt ja paljuski see ongi nii. Pea MVRV Z-score'i turuhäiresüsteemiks. Kui see vilgub punaselt, võib Bitcoin kaubelda oma õiglasest väärtusest kõrgemal. Kui see liigub teise äärmusesse, võib Bitcoin olla tugevalt alahinnatud. Vaata, kuidas Z-score on aja jooksul kõikunud ja ilmneb hämmastav trend. Kõigi varasemate suurte Bitcoini krahhide ajal 2015, 2018 ja 2022 aastal tegi Z-score alati täpselt sama asja. See langes alla nulli, langedes negatiivsesse tsooni. Iga kord, kui see juhtus, hakkas meedia kirjutama pealkirju ja avaldama raporteid selle kohta, kuidas Bitcoin on liiga kõikuv ja ohtlik, et inimesed sellesse investeeriksid. Mõned nimetasid isegi krüptovaluutaturgu täiesti surnuks. Samal ajal eirasid väikseimad investorid kogu seda müra ja keskendusid sellele, mis oli oluline – Z-score'ile. See oli vilkuv punane tuli ja karjus ühte ainsat üliolulist käsku – osta. Sest iga kord, kui see skoor langes alla nulli, tõusis Bitcoini hind järgmises tsüklis vähemalt 300%. See on muster, mis on kordunud ikka ja jälle. 2020 aasta märtsis peatus ülemaailmne pandeemia maailma majanduse. Bitcoini hind langes vaid paari päevaga poole võrra. Paanika oli tuntav, kuid 180 päeva jooksul pärast suurt langust kasvas pikaajaliste hoidjate varu ehk Bitcoini kogumaht, mida omasid müümisest keeldunud üksused, ligikaudu 3–5% punkti võrra. See on võrreldav sellega, kui kogu Ameerika kullavaru võetaks 6 kuu jooksul avatud turult ära ja viidaks erahoidlasse. See oli vaikne, kuid tohutu rikkuse koondumine, dramaatiline Bitcoini liikumine nõrkadest kätest tugevatesse kätesse. See on terve turu bioloogiline vajadus. See peab läbi kukkuma, et seda saaks lähtestada ja paremini uuesti üles ehitada kui varem. Ka seda oleme minevikus näinud juhtumas hävitava täpsusega. 2021 aastal läks Bitcoinil hästi. See jõudis kevadeks kõigi aegade kõrgeimale tasemele, umbes $60,000 kanti, kui äkitselt halbade uudiste laviin viis selle väärtuse taas järsult langusesse. Kavandatavad kaevandamiskeelud, regulatiivsed meetmed ja sunnitud likvideerimised andsid kõik oma osa. Vaid mõne nädalaga oli Bitcoini hind poole võrra langenud, jäädes veidi üle $30,000 juurde. Sama narratiiv kordus taas. Bitcoin oli läbi. Hulliturg oli surnud. Kõigil, kes veel krüptot hoidsid, soovitati parem kiiresti väljuda, muidu ootavad ees veelgi suuremad kaotused. Suur osa jaeinvestoritest järgiski seda nõuannet. Nad müüsid oma varad maha ja kahetsesid, et polnud varem välja astunud. Aga kõige nutikamad investorid nägid, mis tegelikult toimub. Ainulaadset nähtust, mida tuntakse kui Wick-Wyckoff'i akumulatsioonifaasi. See on nime saanud legendaarse investori, toimetaja ja Wall Streeti ajakirja asutaja järgi ning kirjeldab strateegiat, mida paljud usuvad, et suurimad turuosalised on aastakümneid kasutanud. Enne suuri hinnatõuse ei osta suurimad tegijad tavaliselt kõike korraga. Selle asemel nad koguvad. Niinimetatud vaalad teevad seda selleks, et hirmutada jaeinvestoreid nii palju, et need müüksid oma varad maha. 2021 aasta nööpnõela Wyckoff'i faasis ilmus aga ebamugav anomaalia. Vanade rahakottide arv, need, kellel on 1000 BTC või rohkem, hakkas vähenema umbes 12% võrra. Samal ajal kasvas väiksemate jaeinvestorite rahakottide arv, kuna juhuinvestorid ostsid langust ajal lootuses kiiresti kasumit teenida. Narratiiv muutus veelgi hirmutavamaks. Suur raha tõmbus Bitcoini turult tagasi.
avalikkus uskus taas seda lugu, kuid vaalad ei loobunud tegelikult Bitcoinist. Nad valmistusid massiliseks võimendusega puhastuseks. 2021 aasta 19. mail see puhastus saabuski. Hämmastavad $8,6 miljardit pühiti mõne tunniga minema. Et mõista selle väärtuse ulatust, $8,6 miljardit on piisav, et osta Dallas Cowboys, üks maailma suurimaid spordiorganisatsioone, ja sul jääks veel $3 miljardit üle. Mõju oli kohene. Jaemüügikontod likvideeriti täielikult. See omakorda viis suurima varade koondumiseni pärast 2008 aasta finantskriisi. 2021 aasta lõpuks oli Bitcoini väärtus taas tõusnud. Nüüd, aastal 2026, on piisavalt andmeid, et näidata, et see pole juhuslik ega kokkusattumus. Ajalugu kordub kirurgilise täpsusega. 2026 aasta juunikrahh on peaaegu peegelpilt 2021 aasta sündmusest. Samad pealkirjad, sama narratiiv ja sama emotsionaalne mõju jaeinvestorite turule. Aga 2026 aastal on olemas turvavõrk, mida 2021 aastal polnud. Hinnapõhi, mille on rajanud maailma kõige võimsamad finantsasutused. 2024 aasta alguses kirjutati Bitcoini turureeglid sisuliselt ümber. Ameerika Ühendriikide väärtpaberi- ja börsikomisjon kiitis ametlikult heaks esimesed Bitcoini börsil kaubeldavad fondid ehk ETF-id. Üle 10 aasta oli Bitcoin eksisteerinud eraldiseisva üksusena ülemaailmsest finantssüsteemist. See oli alati äärealadel, kõikuv, ilma regulatiivse järelevalveta ning nii amatöörinvestorite kui ka traditsiooniliste institutsioonide jaoks raske siseneda. Börsil kaubeldavate fondide ehk ETF-ide käivitamine muutis seda kõike. See sillutas lõhe, mis oli Bitcoini ja traditsioonilise finantssüsteemi vahel nii kaua eksisteerinud. Mõju oli kohene. Investeerimismaailma hiiglased nagu BlackRock ja Fidelity hüppasid pea ees vette. Aasta lõpuks hoidsid nad oma institutsionaalsetes varakambrites jahmatavad 900 000 BTC-d. See on umbes 4,6% kogu selle vara ringluses olevast kogusest. Et seda arvu paremini mõista, siis 900 000 Bitcoini on lihtsalt 200 000 Bitcoini. See jääb alla Satoshi Nakamoto, Bitcoini pseudonüümse looja. Umbes 1,1 miljoni kadunud mündi kogusummale, mille väärtus on ligikaudu $80 miljardit. See on nii tohutu summa, et sellel on peaaegu kujuteldamatu mõju ülejäänud turule. See annab nendele investeerimisfirmadele piisavalt rahalist jõudu, et kontrollida plokiahela enda raskusjõudu. Wall Street ei toimi nagu ülejäänud investeerimismaailm. Suurimad tegijad aktsiaturgudel, aktsiates ja krüptovaluutades ei kauple varadega edasi-tagasi samamoodi nagu jaeinvestorid. Nad ostavad varasid selleks, et need kindlustada ja hakkavad siis sealt edasi rikkust kasvatama. Kui selline institutsioon nagu BlackRock võtab krüptomündi enda kontrolli alla, ei ole see enam vabas ringluses. Kui 2026. aasta krahh aset leidis, levitas meedia sensatsioonilisi pealkirju massilisest kapitali põgenemisest. Nad viitasid $1,4 miljardile, mis voolas paanikatipu ajal spot ETF-idest välja. Nende jaoks sai see tähendada vaid üht. Institutsionaalne huvi Bitcoini vastu on surnud ja maetud. Aga kui vaadata suuremat pilti, siis $1,4 miljardit on nende suurte megafondide jaoks vaid tilk meres. Tegelikult pole valdav enamus institutsionaalsest kapitalist üldse liikunud. See on endiselt täpselt seal, kus see oli enne paanika algust. Ja samal ajal, kui jaeinvestorid hakkasid kõhklema ja oma raha välja võtma, neelasid suured tegijad nagu BlackRock ja Fidelity selle mõju endasse. Nad ei sattunud paanikasse ega põgenenud, sest nad mõistsid turu struktuurset reaalsust. Nad teadsid, et kui nad hoiavad joont, suudavad nad tagada varade pakkumise ja luua tulevikuks veelgi tugevama aluse. Kuid kuna Wall Street kogub üha rohkem varusid, hakkab tegelik ostmiseks saadaval oleva Bitcoini kogus kaduma. Üks kõige põnevamaid asju Bitcoini juures ja üks teguritest, mis on aidanud sellest saada nii populaarse varainvestorite seas üle kogu maailma, on selle nappus. Kokku vermitakse kunagi ainult 21 miljonit münti. See eristab seda väga olulisel moel tavapärase valuuta kontseptsioonist. Ükski keskpank ei saa kunagi lihtsalt rohkem BTC trükkida. Ükski poliitiline otsus ei saa kunagi pakkumist suurendada. Ja tegelikkus on see, et Bitcoin on isegi haruldasem kui paistab, sest suur osa neist 21 miljonist mündist ei ole ostmiseks ega müümiseks saadaval ning ei saa selleks kunagi. Miks? Sest paljud neist on sisuliselt käibest väljas. Need on salvestatud kaotatud kõvaketastele, kinni krüpteeritud rahakottides ja unustatud paroolide taga või hoitakse neid külmhoius ning neid pole aastaid puudutatud. Mõõdik nimega mittelikviidne pakkumine mõõdab sisuliselt seda, kui suur protsent Bitcoinist on hoitud üksuste poolt, kellel puudub igasugune müügivalmidus. Aastal 2024 jõudis see näitaja kõigi aegade kõrgeimale tasemele, umbes 78% juurde. See tähendab, et ainult 22% kogu kunagi kaevandatud Bitcoinist on tegelikult avatud turul ringluseks saadaval.
see on nagu proovida osta kodu suures suurlinnas, kus peaaegu 80% kodudest ei saa kunagi müüa. Kui suur osa varavarudest on sisuliselt lukustatud ja ökosüsteemist eemaldatud, võib isegi väike nõudluse kasv põhjustada järsu ja kiire hinnatõusu. Selle varaväärtus tõuseb kiiresti. See on likviidsuspuuduse šokk lühidalt öeldes. See on nagu pingule keeratud vedru, mida keeratakse aina tugevamalt, oodates hetke, mil see valla pääseb ja kogu kogunenud energia vabastab. Ja see viib meid ebamugava tõeni selle kohta, kuidas globaalsed turud tegelikult toimivad. Tõde selle kohta, kes tegelikult pulliturgude eest maksavad. Kui küsida tänavalt keskmise inimese käest, mis käivitab suure pullituru või kellel on suurim mõju varale, nagu Bitcoin, siis tõenäoliselt viidatakse jaeinvestoritele. Nad väidaksid, et just tavalised inimesed, kes avavad kontosid, loovad rahakotte ja panevad iga kuu $200 krüptosse, tõstavad hindu. Nad usuvad, et avalikkusel on jõud. See on hoolikalt kujundatud vale. Jaeinvestorid ei käivita pulliturge. Tegelikkuses pakuvad nad institutsioonidele väljumislikviidsust. Ja selle mõistmiseks pead sa aru saama, kuidas institutsionaalsete investorite orderiraamatud töötavad. Mitme miljardi dollari suurune riskifond või ETF-i väljastaja ei logi oma tavapärasele krüptovaluuta börsile sisse ega osta korraga 10 000 münte. See avaldaks turule tohutut ja vägivaldset mõju. Selle asemel eelistavad need megafondid oma investeeringuid laiendada ilma turgu kohe mõjutamata. Selleks peavad nad käivitama müügikorralduste laine, et oma ostudega tasakaalu saavutada. Põhimõtteliselt vajavad nad tuhandeid üksikinvestoreid, kes müüksid oma positsioonid samal ajal ja hinnatasemel. Nad vajavad, et inimesed paanikasse satuksid. Seepärast ei olnud 2026. aasta juunikrah juhuslik ega kaootiline sündmus. See oli planeeritud, programmeeritud. See oli tahtlik mehhanism, milles suured investeerimisfirmad lõid oma likviidsusprobleemi lahendamiseks. Tegelikult on see üsna lihtne, kui tead põhitõdesid, kuidas see kõik toimib. Samu algoritme, mida turutegijad kasutavad, saab kasutada ka selleks, et tuvastada piirkondi, kus tõenäoliselt on koondunud suur hulk stop-loss korraldusi. Nad teavad hinnatasemeid, mille juures jaeinvestorid on otsustanud müüa, et piirata edasisi kahjumeid. Kui turg läheneb neile tasemetele, võib isegi suhteliselt väike müügilaine hindu järjest madalamale suruda, viies need lähemale sellele stop-loss tsoonile. Kui esimesed stop-loss korraldused käivituvad, algab ahelreaktsioon. Järgneb täiendavate korralduste laine, mis täidetakse automaatselt. Tohutu kogus BTC-d müüakse maha ilma, et hoidjatel oleks hetkekski aega oma otsuste üle järele mõelda. Hind langeb järjest edasi, tabades järjest rohkem stop-loss piire selle käigus. Mõne minutiga on väärtus kokku kukkunud ja tavaline investor, kes seda kõike pealt vaatab, ehmub ning hakkab oma münte müüma. Kui BTC väärtus on langenud nii madalale kui võimalik, tormavad Wall Street investorid nagu haid sisse ja ostavad kokku mündid, mis on avatud turule tulvanud. Aga see ei tähenda tingimata halbu uudiseid jaeinvestoritele. Siiani on kõik Bitcoini krahiga seonduv tundunud, nagu oleks see avalikkuse vastu vandenõu. See on loodud selleks, et jaeinvestorid läbi närida ja välja sülitada, samal ajal kui suured institutsioonid mängivad nende emotsioonidega ja kasutavad nende paanikat ära. See võib olla tõsi, kuid see ei räägi kogu lugu. Selle nägemiseks pead vaatama kaugemale sellest, mis praegu toimub. Ära pane pealkirju tähele, sest maailma parimate finantsanalüütikute kasutatavad makromudelid ja prognoosivahendid näitavad kõik endiselt samas suunas, ülespoole. Nende prognoosid pole muutunud ja ka nende optimism pole kadunud. Nad usuvad endiselt, et Bitcoin on määratud tõusma palju kõrgemale ja palju kiiremini, kui sa võiksid arvata. Enamik eksperte nõustub, et Bitcoin peaks jõudma 150 000 kuni 180 000 nii 2026 aasta 4. kvartaliks, kuid ühtset seisukohta ei ole. Erinevad mudelid näitavad erinevates suundades ja need muutuvad koos tingimustega. Sellistel hetkedel on suured hinnaliikumised tavaliselt seotud likviidsuse, finantsvõimenduse ja üldise positsioneerimise muutustega turul, mitte ühe konkreetse põhjusega. Kui need tingimused muutuvad, liigub kapital süsteemis viisil, mis ei ole alati reaalajas nähtav. Sõltuvalt vaatenurgast võib see tunduda kas turutsüklite normaalse osana või sügavama struktuurse pingena. Mis tavaliselt jääb püsivaks, on see, et neid prognoose muudetakse pidevalt, kui tuleb uut teavet. Ja sellistel turgudel ei ole lugu kunagi ainult ühest krahhist või ühest tõusust. See on seotud tsüklitega, kuidas likviidsus turule siseneb, kuidas see lahkub ja kuidas turustruktuur iga kord selle käigus ümber kujuneb. Sest lõpuks ei liigu hind lihtsalt ühes või teises suunas. See liigub läbi faaside ja iga faas saab lõpuks järgmise aluseks. Kui investorid tormavad Bitcoine kokku ostma, on alati jäänud üks mõistatus, kes on selle kõige taga. Saa teada tõde selle kohta, kes tegelikult Bitcoini lõi. Või vaata seda videot.